Iraan laguneb pärast esimesel päeval tagasi lükatud läbirääkimisi, kuna režiimi kõva tiiva mõttetud nõudmised ei leidnud toetust. Ameerika Ühendriikide ja Iraani läbirääkimised algasid Šveitsis maksimaalse surve all, kuid Iraani režiim püüdis muuta esimese päeva diplomaatiliseks teatriks. Delegatsioon ilmus Burgenstocki kuurorti, mis asub Lutserni järve lähedal, kuid revolutsioonilise kaardiväega seotud kõva tiib andis selgelt mõista, et nad ei soovi tõelist läbirääkimist tuumaprogrammi üle. Nad tahtsid aega võita, hoida survet Hormuzi väinas ja kasutada Liibanoni ettekäändena kriisi süvendamiseks. Probleem seisnes selles, et Donald Trump pidas seda päeva 60-päevase tähtaja alguseks ja pani selle arvestuse lauale. Samal ajal hakkas Iraani režiim ise avalikult lõhenema. Kõva joonega parlamendiliige rääkis salajastest dokumentidest riigitelevisioonis, ülekannet katkestati, telekanal tekitas sisemist vastukaja ja skandaal paljastas valitsuse, parlamendi, vaimulike ja sõjaväe vahelise tüli. Samal ajal hakkasid laevad Hormuzi väinas silmitsi seisma uute nõudmistega. Iisrael teatas, et ei lahku turvatsoonist Liibanonis. Ja Trump ähvardas reageerida veel jõulisemalt, kui Iraan jätkab oma relvastatud liitlaste kasutamist piirkonna provotseerimiseks. Mida üritas revolutsiooniline kaardivägi varjata? Miks läbirääkimised juba esimesel päeval takerdusid? Kuidas režiim, mis lubas kontrolli, näitas hoopis maailmale kaost? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Šveitsis peetud kõnelused korraldati selleks, et avada 60-päevane periood võimaliku laiema põhjalise kokkuleppeni jõudmiseks Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Ameerika delegatsioon saabus asepresident J.G. Vance'i, samuti Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga, püüdes muuta mõned päevad varem allkirjastatud memorandum praktilisteks kohustusteks. Katar ja Pakistan astusid vahendajatena vahele, püüdes hoida läbirääkimisi, mis olid juba algusest peale Hormuzi väina kriisi ja Liibanonis Hezbollahga seotud rünnakute tõttu pingestatud. Iraan saabus lõhenenuna. Valitsus soovis näidata rahvusvahelist kohalolekut, kuid islami revolutsioonikaardivägi ja nende liitlased ei tahtnud loovutada keskset küsimust, tuumaprogrammi. Iraani strateegiaks oli laua taha ilmuda, vähendada vestluse poliitilist kaalu ja püüda nimetada kõike tehniliseks aruteluks. Tegelikult tahtis Teheran maailmale näidata, et ta peab läbirääkimisi, kuid ilma vastu võtmata neid läbirääkimisi, mis tegelikult tähtsad olid. Just seal ilneski nõrkus. Kui režiim peab sõitma Šveitsi, et teeselda vestlust, samal ajal kui tema enda sõjaväelased saboteerivad olukorda merel, siis see sõnum ei ole enam diplomaatia, vaid muutub kontrolli kaotuse märgiks. Kõige tõsisem hetk tuli Hormuzi väinast. Iraani režiim hakkas taas laevandust ähvardama ja kehtestas nõudmised laevade läbipääsuks. Revolutsioonikaardi loogika oli lihtne. Kui nad ei saanud relvarahu ajal teemaksu nõuda, siis tekitati bürokraatlikke takistusi. Laevad pidid luba taotlema 48 tundi ette, esitama kehtiva kontaktandme, ootama läbivaatamist ja järgima iraanlaste poolt määratud marsruuti. See ei ole tavaline mereturvalisus. Probleem oli selles, et Trump ei võtnud väljapressimist diplomaatilise žestina vastu. Ta vastas, et 60 päeva jooksul väinas tasu ei võeta ja jättis õhku võimaluse, et Ameerika Ühendriigid võivad võtta üle läbipääsu tagajarolli, kui kokkulepe peaks ebaõnnestuma. Trump tõstis häält, sest sai manöövrist aru. Teheran tahtis kasutada vaheaega vaenutegevuses, et jõudu koguda, kuid ei olnud valmis loobuma poliitilistest relvadest, mida nad on aastakümneid kasutanud. Režiim soovis leevendust, raha ringlusesse, nafta tagasi turule, külmutatud varad vabastada ja aega oma sõjaliste harude ümberkorraldamiseks. Ameeriklaste tingimus oli aga teine. Vähendada ohtu, avada marsruut uuesti, ohjeldada relvastatud liitlasi ja võimaldada tuumaarutelus tegelikku edasiminekut. Sisemine kriis ilmnes veelgi piinlikumal moel Iraani riigitelevisioonis. Mahmoud Nabhavian, kõva joonega seotud parlamendiliige, avalikustas väidetavad kirjavahetused, salajased ja süüdistas režiimi enda sektoreid piiride ületamisest läbirääkimistel.
Intervjuu katkestati, fail võeti maha ja riiklik ringhääling nimetas seda juhtumit seaduse rikkumiseks. Reaktsioon oli kiire, sest režiim teab, kui ohtlik on, kui sisetüli muutub avalikuks etenduseks. Diktatuurides pole probleemiks ainult lekkinud sisu, vaid ka see, et rahvas märkab, kuidas juhid süüdistavad üksteist, samal ajal kui nad teesklevad ühtsust. See juhtum paljastas Iraani võimu keskmes oleva augu. Ühel pool on tegelased, kes tahavad hoida läbirääkimisi elus, et päästa majandus ja vältida uut otsest vastasseisu. Teisel pool on rühmad, kes on seotud revolutsioonilise kaardiväega ja kõva joone pooldajatega, kes eelistavad hoida riiki püsivas sõjaolukorras, sest just sellises keskkonnas on neil rohkem võimu, nad vangistavad rohkem, kontrollivad rohkem ja juhivad rohkem rahva tähelepanu kõrvale. Revolutsiooniline kaardivägi ei ole ainult sõjaline jõud. Sellest on saanud paralleelne võim Iraani riigi sees. See kontrollib relvi, poliitilist mõjuvõimu, äritegevust, sadamaid, niilitsaid ja osa repressioonisüsteemist. Kui see rühm satub tsiviilvalitsusega konflikti, väriseb kogu režiim. Pezeshkian püüdis oma sõnavõttu karmistada, et mitte sõjaväelaste ees nõrk välja näha. Iraani president kinnitas, et Teheranil ei ole kavatsust tuumapommi ehitada, kuid ütles ka, ta ei loobu õigusest uraani rikastada. See lause seab läbirääkimised lõksu. Iraani valitsus palub usaldust, kuid hoiab kõige tundlikumat osa laual. Tahab majanduslikku garantiid ilma strateegilist garantiid andmata. Tahab sanktsioonide leevendamist ilma loobumata mehhanismist, mis piirkonda hirmutab. Iisraeli seisukoht muutus samal hetkel karmimaks. Kaitseminister Israel Katz ütles, et Iisraeli vägedel pole piiranguid tegutsemiseks ohtude vastu Liibanonis ja selgelt. Ja lõpetab, loobub turvatsoonist Lõuna-Liibanonis. Netanyahu käskis samuti armeel vastata jõuliselt Hezbollaha rünnakutele. Iisraeli hinnangul ei tohi relvarahu muutuda Iraani-meelse rümmituse ümberkorraldamise kaitseks. Sõnum on Teheranile karm. Kui revolutsiooniline kaardivägi püüab oma mõjuvõimu säilitada, kasutades Hezbollaht välisfiliaalina, jätkab Iisrael tegutsemist. Liibanonist on saanud osa ummikseisust, sest Iraan kasutab relvastatud liitlasi omaenda mõju laiendamiseks. Trump sai sellest aru ja nõudis nende prokside tegevuse lõpetamist. Ameerika sõnum oli, et Iraan peab oma liitlasi Liibanonis kontrollima või seisab silmitsi uue vastusega. See surve muudab olukorra laua taga. See ei ole enam ainult vestlus tsentrifuugidest, rikastamisest ja inspekteerimisest. See on nõudmine kogu piirkondliku väljapressimise süsteemi kohta, mille Teheran on üles ehitanud. Asja lugu aitab mõista, mis toimub. Alates 1979 aastast on Iraani režiim õppinud ellu jääma, luues välisvaenlasi, surudes maha sisemisi vastaseid ja müües vastupanu kui rahvusliku projekti. Revolutsiooni kaardivägi kasvas välja sellest mudelist. See sündis ideoloogilise jõuna, muutus sõjaliseks masinaks ning hiljem majanduslikuks ja poliitiliseks jõuks. Mida suurem on kriis, seda rohkem ruumi ta saab. Kuid nüüd on välissurve tulnud koos sisemise võitlusega. Režiim peab hingetõmbeks läbi rääkima, kuid revolutsiooni kaardivägi kardab, et kaotab kontrolli, kui läbirääkimised edasi liiguvad. Teised diktatuurid on juba sarnaseid hetki läbi elanud. Nõukogude liit hakkas lagunema, kui eliit mõistis, et süsteem ei paku enam stabiilsust. Venezuela kasutas revolutsioonilist retoorikat, samal ajal kui ta hävitas majanduse ja institutsioonid. Kuuba müüs aastakümneid vastupanu ideed, kuid pidi majanduslikke järeleandmisi tegema, kui tegelikkus muutus raskemaks. Iraan järgib sama loogikat. Karjub suveräänsusest, kuid sõltub läbirääkimistest. Ähvardab sõjaga, kuid otsib leevendust. Räägib ühtsusest, kuid katkestab otse-eetris parlamendiliikme, kui sisetüli läheb käest ära. Erinevus on nüüd selles, et Trump kasutab survet ja tähtaega. 60 päevane aken ei ole ainult diplomaatiline ajakava. See on viis takistada Teheranil kõnelusi lõputult venitada. Iraani režiim on aja võitmises ekspert. Nad nõustuvad kohtumisega, muudavad päevakorda, seavad tingimusi, süüdistavad Iisraeli, süüdistavad Ameerika Ühendriike, lükkavad edasi inspekteerimist, nõuavad majanduslikku kasu ja siis alustavad kõike uuesti algusest. Revolutsiooni kaardi põhimõte on alati olnud ajaga võidu elus püsida. Trump üritab teha vastupidist, panna aja nende vastu tööle. Iraanlaste reaktsioon näitab, et surve toimis. Kui juhtkond oleks ühtne, ei oleks riigitelevisioon intervjuu ajal saadikut eetrist maha võtnud.
Kui tuumaprogramm oleks ainult tsiviilne ja läbipaistev, ei käsitleks Teheran rikastamist kui puutumatut punast joont. Iga uus kriisi osa osutab samas suunas. Revolutsiooni kaardivägi püüab režiimi jõuga koos hoida, kuid just see jõud tekitab ise pragusid. Trump pani tähtaja paika, Iisrael andis teada, et ei tagane ja Iraani sõjaväeline tiib näitas, et ei lepi võimu kaotamisega ilma reageerimata. Kriis ei lõppenud Šveitsis. Seal hakkas see alles oma tõelist palet näitama. Esimene päev kõnelustes paljastas režiimi hapruse, mis püüab näida võitmatu, samal ajal kui see seesmiselt laguneb. Revolutsiooniline kaardivägi võib küll kontrollida relvi, laevu, miilitsaid ja propagandat, kuid ei suutnud varjata kõige olulisemat. Iraan tuli läbirääkimiste laua taha lõhestatuna, surve all ja ilma julguseta pidada ausaid läbirääkimisi. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase infoga kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like teli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.